Nüüd, kui 24 rida on tehtud, seda saad kontrollida selle järgi, et loed kõigepealt siit 10 rida kokku ja siis 24, siin need üksikuid silmuseid niimoodi. Siis näeb see sokk välja selline, et ühel pool on selline osa ja teisel pool on nii. Seda nimetatakse nüüd kannalakaks. Nüüd tuleb teha nüüd kannapõhja. Kannapõhja tegemine on soki kudumise juures kõige keerulisem asi. Selleks tuleb nüüd jagada vardal olevad silmused 3 võrdsesse ossa. Kuna meil on 24 silmust, siis on 8, 8 ja 8. Mõttes jagame need 8-ks. Ja esmalt ma koon siit eest ära 8 silmust, nendega ei pea praegu mitte midagi tegema. Ühe tõstsin, teise koon, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, sellest hetkest hakkab siis selle keskmise 8 silmuse kudumine. Ja edaspidi tuleb see silmus tõsta, aga kuna ma praegu tulin siit, siis ma seda silmust ei tõsta. Nüüd ma koon keskmist 8 silmust. Pahempidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja nüüd tuleb üks uus asi. 8, 9 silmust tuleb pahempidi kokku kududa ehk paned varda mõlemast silmusest läbi 8. ja 9. ja kood selle pahempidi kokku. Nii, nüüd pöörame töö ümber poole rea peal ja tuleb kududa parempidi. Ja esimene silmus tuleb tõsta nii, et lõng on seal tagapool, ehk siis tõsta nii, nagu hakkaks kuduma. Loed sellega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kood ära ja 8. ja 9. silmus tuleb ületõstmisega kokku kududa. See ületõstmine on teile tuttav sellest soki proovilapi lõpetamise ajast. See käib nii, 8. tõstan ära, nii nagu hakkaks kuduma, 9. koon ja siis ajan varda 8. silmusse ja venitan selle üle 9. Seda nimetatakse ületõstmisega kokku kudumiseks. Paremal pool on ületõstmisega kokkukudumine, vasakul pool siin on tavaline. Nüüd pöörame soki jälle ümber. Nii, nüüd tuleb see koht, kus esimene tuleb tõsta. Tõstad nii siit otsast. Lõng on siin pahu poolel, ehk siis varda ees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja juba sa näedki 8, 9 silmus siin tuleb kokku kududa ja mis aitab sul seda meeles pidada on see, et siin 2 silmuse vahel on suurem vahe kui teiste silmuste vahel. Ehk siis nüüd 8, 9 silmus kududa kokku. Nii, ja jälle ümber pöörda. Esimese tõstame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Näete, siin on suurem vahe. Järelikult see on 8 tõstetav silmus. Tõstan, koon ja tõstan üle. Ja nõnda edasi tagasi kududes tuleb kududa nii kaua, kuni kõik need ääresilmused otsa lõpevad. Ja siis siia tekib selline kena rida siis silmustest. Nüüd on siis viimane rida veel, üks silmus ühelt ja teine teiselt poolt kududa. Nõnda. Et viimane silmus nüüd vasakult poolt kokku võtta 2 viimast. Ja nüüd siis veel kõige viimane rida kannapõhja tegemisel. On siis nii, et eelviimane, viimane ja üle tõstmine. Ja nüüd ongi kõige raskem osa sokist valmis. Kand on valmis. Ja nüüd edasi tuleks teha niimoodi, et tekitada jälle siia ilus ring. See tähendab seda, et siit külje silmustest tuleb korjata üles nüüd 12 silmust. Nii mitu silmust, kui vardal alguses oli silmuseid, ehk siis 12. Ja see käib nii. Ajan siit külje pealt varda sisse. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Kõik klapib siis, kui on õige arv ridasid ja kui esimesed silmused on kenasti tõstetud. Nüüd on aeg võtta töösse see puhkama jäänud 5. varras. Kui on 12 silmust üles korjatud, tuleb jõuda nüüd teise poole juurde ja nii. Selleks me koome lihtsalt 2 varrast tavaliselt läbi. On siis 2 varrast parempidises kohes läbi. Nüüd edaspidi on soki kudumine käib ainult parempidi, ühtegi pahempidist silmust enam selle soki juures tegema ei pea. Nõnda. Kohe jõuame siis siia 4. varda juurde. Nii, ja siit serast tuleb siis samamoodi korjata üles 12 silmust. Esimese võtame siit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, silmuseid puudu, aga ikka klapib. 9, 10, 11 ja 12. Oih, üks kadus ära, tõstame tagasi. Nüüd, selleks, et nüüd saaksime edasi kududa, on vaja seda 5. varrast ja selle me saame kätte niimoodi, et pooled silmused, ehk antud juhul 4 koome siia vardale, pooled tõstame siia. Koon niimoodi. 1, 2, 3, 4, nii, ja siis tõstan lihtsalt niimoodi, hops, need silmused siia ja saangi kätte 5. varda, millega siis hakkan kuduma. Edasi siis tuleks hakata ringselt kuduma, aga sellest juba järgmises peatükis.